Seltskond, kes täna siin päeval olevad just naised ja kindlasti on ka ootused ja ootused Eesti meeskonna naismees suhe. Lähevad juba sõidu lühemas, kus tuleb siis selliseks vahel 8 minutit, 8 minutit ja võtmeli samuti 8 minutit teise pool võtmeles ja sinna siis mitte 2. Karjääris siis juba võistlusklassi etappi ja 2 võistluspäeva, 2 tihedat võistluspäeva järjest on ilmselt nii meestele kui tehnikale natukene liiast ja on siis saame loomulikult tuttavaks siinda siis juba sõidukäigus, aga vaatame siis saavad siis oma auhinnad sõita. Taaskord on võimalik siis nii-öelda peale igat sõitu vaadata, kes mida ja kuidas ta siis seal toimetab ja loomulikult peale võistluspäeva orienteeruvad siis kell 5 on praegu jõudutamise kellaaeg, kui saab siis selgelt kokkuvõte, distantsist 3 kokkuvõttes ja loomulikult siis kõige olulisem ka kokkuvõte
kõrgetele kohtadele. Miks Openis võib-olla pisut vähem, aga loodame siingi, et mehed, kes on siis läbi aastate kui oli seda Lätis. Kas ka sama hästi meie poistel siin minema hakkab kui Lätis, kus esikümnesse mahtus tervenisti, siis Agulis on kohe öelnud, et jah, tõepoolest kuulnud õigesti masinadesse Baltimere varikuarvestuse punktisüsteemi ei kuulu. On see nii-öelda siis kasvulavaks, sest väga palju neid poisse, kes siin 65-stel mõnedki aastad tagasi on siis starti ei saanud oma kohta sõiduveedus siin üritada parandama hakata. See sõidumeeste tuleb pisut tagantpoolt kindlasti oma kahe peale tagasi, aga 2 minutit ja 20 tehnikat kohtades ka pasunaid ei müüda kindlasti seal, kus sardelle. Jälitamas vahe on aga 3 sekundit sellel ringil juba, nii et on saanud siis seda esimest ringi soovides karta siin suhteliselt rahulikult ja jälitajate vabalt sõita. Stardis sai mees kohe ette ja hakkas siis esimesel ringil kohe siin oma muduga vaikselt kasvatama. Sellega kolmandal kohal jätkab siis number 10 ja Christopher Talli, 52 suvel kohe Vainen, 199. Tundub küll nii, et on meie poisid siin võimelised täna kaasa rääkima kindlasti esikolmiku kohtade jagamise eest siin mitte siis ainult sõituses ka, vaid ka kolmesõidu kokkuvõttes. Muljet avaldavad küll, aga kas suudab ka sellega veel oma positsioonid paranema hakata?
pütetes küll ja praegusel hetkel on siis taas kord sinna uustijad kõik suuresti rajale pääsenud. Ennist 2 klassis oli siis meie uudise koodused taas kord üsna kõrged, kus on siis seda 14 on Ruusa mees, kes siis kvalifikatsiooni võitis küll, aga kindlasti tema elu kõrgeks teine. Oli siis seal Olen sõidukokkuvõttes Erki Kahra võit ja Kõrekuts. Oma kohti juurde parandada suudavad. Aga praegusel hetkel küll päris sõjapoodine ikkagi kõrgemate kohtade peal ta ilmselt veel heitlema ei hakka. Eelkõige tuleb otsida esivolnikut, aga Mati Setikov, kui on ilm on korras, väga hea ilm on. Kas pärdikud sõidavad normaalselt? Emil Vetman vähemalt 16. No vähe rohkem gaasi võiks anda. Seal ka Niklas Lammit. Erilased on muidu head, aga muidu jääd nagu võitlusega rahule või? Henri Vesirik on 126 kaotab. Tahaks veel näha võrdsule. Aga pilt rajale näitab seda, et liigub seal suhteliselt rahulikus tempos. Aeglaselt tuleb sealt 50 meest siin vaikselt raja kõrvale tulema või saab siiski mees hoo ülesse. Sõiduvõitja Gert Krestino, Eesti! Kerri poiss! Sellega on siis ka Openi esimese sõidu. Ohoh, uus poos. Kuidas siis kross on? Võiks olla rohkem kitsi laskmist ja võib-olla natuke rohkem ka kiiri. Täna on varjatud kaamera. Kuidas siis on? Päike juba võtab näkku või? Korralikult. Jope on suur. Ma loodan ka. On täna kõik seda viimine. Siin esimeste kohtade peale. No nii, räägi siis, kuidas kross tänaseks päevaks on kulgenud? Ma olen nii närvis praegu. Ma ei ole tavaliselt mitte kunagi närvis, aga praegu ma olen nii närvis. Ma ei tea, kes võidab. Kes võidab, kes saab hõbeda, kes saab pronksi. Toit ei lähe alla või noh? Läheb. Mul poeg ka sõidab. MX1 klassis. Loodan, et tal läheb väga hästi. Ja ise? Ise ma ei sõida. Ise ei sõida? Jalad puruks juba või? Põlved on läbi, jah. Saab päeva ja kohtume raja. Saunas pärast.
oma esimeselt ringilt ning Rannar Uusmaa on taas kord asunud siis seda võitlust sinna juhtuma. Taga Tolo paraku ka esimese sõidu katkestas ja temal ilmselt siin 3 sõidu kokkuvõttes poodiumit kõrgematele kohtadele asja ei ole. Teine koht esimese sõidu 4. mees. Nüüd 2 kohta kõrgemale, 241 ja Andre Park. Teil on maja pea kõrvale. Veel sul ei ole. Ja poodiumi kõige kõrgemale astmele juba teist korda MX2 masinaklassis järjest sellel tänasel multikrossil 2012 Rannar Uusmaa. No kellelgi on kopsumahtu veel, pasunad puhuvad, tubli. Jurissa teises sõidus first place Toomas Sileka. Latvia. 85 kilomeetrit